Ja järgmiseks külaliseks on meil härra Vladislav Korsets, kes küll ei vaja pikka tutvustust, kuid mainin ära, et ta on ajakirjanik, humorist ja kirglik harrastuskalamees, kes on aastakümneid panustanud kohaliku kalakultuuri arendamisse. Ta on tuntud oma kalanduse teemaliste saadete ja kirjutiste kaudu, mis on innustanud paljusid eestlasi loodusesse kala püüdma ning seda valmistama. Korsets on kalateemalise kokakunsti propageerija, austab värsket kala ja hindab lihtsaid, kuid maitserikkaid roogasid. Oma teadmisi kalapüügist ja kalatoitude valmistamisest on ta jaganud mitmes raamatus. Täna keskendub Vladislav Korsets Kahala järve kalastusvõimalustele läbi kirgliku õngemehe silmade. Samuti annab ta soovitusi, mida maitsvat Kahala järve kaladest valmistada võiks. Ja saladuskaarte all võin ka öelda, et huvilistele on võimalik siis täna siit kaasa osta ka siis raamatud ja sinna saab ka siis autori autogrammi sisse. Nii et palun, Vladislav. Tere! Niimoodi, muidu mina tervita, kui te passite. Ma nüüd ei julge ütelda, kuivõrd ma sellest välja lubatud programmist suudan kinni pidada ja rääkida Kahala järvel harrastuspüügist. Ma olen püüdnud, mul on mõned mälestused, ma ei ole palju käinud Kahala järvel, aga vähemasti 3 mälestust on mu jaoks eredal. Aastal 1996 esimesel jõulupühal tulin 2 kaaslasega, tulime Kahala järvele kalale. Külma oli üle 20 kraadi, lumi oli, vaikne oli. Eelmärkuseks nii palju, et ma ei olnud talikalapüügiga õieti selle ajani tegelenud. Ma olin rohkem selline suvekalamees, aga talvel polnud käinud, aga siis 2 head kaaslast võtsid mu kaasa, et sa oled ajakirja kalastaja peatoimetaja, ma just olin seda, sa pead oskama ka talvel kala püüda. Ja ma istusin seal ja nemad läksid eemale ja päike oli selline taevas. Tal oli nagu selline loor ümber ja talve pakase päikene, väga hurmuv ja ma sain 2 või 3 kena ahvenat. Ja ma tundsin sel hetkel sellist õnne ja õndsust, et ma hakkasin ka talikalameheks selle peale kohe. Et Kahala järv oli see esimene paik. Ma olin poisikesena käinud, aga see talvevärk oli nagu oli, see jäi kõrvale ikka. Aga nii, et Kahala järv oli see paik, kust ma sain uuesti ja taas ja õieti selle talipüügi naudingu kätte. Järgmine lugu juhtus paar aastat hiljem, aga mulle tundub, et Kahala ümber seda lugu ka teatakse. Ma väljas nimetasin, et ma ei mäleta, mis aasta see oli talv jällegi. Ja tulime Kahala järvele ja järve peal oli ka mehi, aga kõik olid ühe kraavi peale kogunenud. Ja selle kraavi otsas oli kaev. See oli vist Pumbajaama kaev. Ja mehed püüdsid sellest kaevust kala. Ta oli ühendatud ja kalameestel muidu on selline ütlemine, et siin on nagu kaevus, püüa nagu kaevus, siis kui kala ei ole. Ja minu jaoks ma isegi pildistasin seda, ma mäletan, kuidas mehed kaevust kala püüavad. Ja see ei ole maailmas üldiselt haruldane, olen lugenud, et Odessas näiteks on püütud ka linna seest kanalisatsiooni kaev avatud ja sealt kala püütud, sest ümarmudilad ja muud on jõudnud nendesse kaevadesse väga elujõulised kalad. Ja mitmed kalaliigid ju
sägaliste hulgast, kas või see meil kuulus agersäga, keda me rõõmsalt sööme praegu ja kes on väga maitsev, suudab ka igale poole trügida, igal pool olla, kaasa arvatud mingid kanalisatsioonivärgid. Ja kolmas mälestus on mul paluti tuua inimesed kalale kuhugi, talikalale ja see oli Tallinna filmi joonisgrupp eesotsas Heiki Ernitsa ja Janno Põldmaaga. Ma ei tea, kas neil esimene Lotte film oli valmis juba või ei olnud. Ja ma mõtlesin, et ka nad tahtsid, et kuhugi põhja siin kandis, ranniku kandis oleks. Ja tulime siis Kaala järvele just selle veeregulaatori juurde taha, seal hakkasime püüdma. Ega me kaua ei püüdnud. Seltskonnas oli piigasid. Nad olid küll talvesaapad jalga pannud, aga need on nime järgi talvesaapad. Kes vähegi on talvel jää peal ja kalal käinud, see teab, et see, mida naised talvesaapana nimel jalga panevad, see sinna ei kõlba. No, mõne kala me saime, aga kokkuvõttes mingi 1,5 tundi ja läksime edasi siseruumidesse toite valmistama, mitte küll sellest kalast, mis nemad püüdsid, sellest poleks kõhtu täis saanud. Ja võt need 3 sellist mälestust on mul. Siin küsimus sellest, et kas ja kuidas propageerida harrastuskalastust Kahala järvel. Siia juurde tuleb nüüd küsida, et tasub järele mõtelda, et kas te ikka seda tahate. See nii mõnegi järve ääres või jõe ääres suhtuvad kohalikud inimesed liiga suurde harrastuskalastuse koormusse negatiivselt. Käivad siin, tüütud on, reostavad, viskavad maha seal igasugust plastikut ja muud ja nii ongi. Ja vahel on ka lausa pahandamist olnud, näiteks Nõva kandis või kusagil vallavalitsus ja pargivad oma autosid ei tea kuhu ja liiga palju tuleb neid mingitel hooajal, kas siis lestapüügi ajal või mingil muul ajal, kui tuleb särg kudema meres jõgedesse. No ongi siis, et kui Kahala järve ääres hakkab massiliselt käima harrastuskalastajaid, no miks see heaks on? No kui teeniks selle pealt kuidagi. See on nüüd see asi. Jah, et kui saaks oma järve rahaks teha. No kes tahab, kes ei taha jälle. Need asjad ongi nii kuidagi, et selline järvede kalamajanduslik haldamine tuleb hästi välja siis, kui keegi on sellest tugevalt huvitatud. Sellest võib olla huvitatud näiteks kalameeste mingi ühendus, klubi, kes tahaksid võtta mõne järve rendile, seda kalamajanduslikult hallata, asustada, hoolitseda selle eest, arendada välja infrastruktuuri. See on jäänud vähemasti seni Eestis selliseks kenaks unistuseks, veete kujutelmaks. Kuivõrd Eesti kalastajate selts nii-öelda üleriiklikul tasandil lagunes nõukogude aja lõppemise järel. Erinevalt jahimeestest, kes suutsid säilitada sellise struktuuri. Kalapüügiõigus on, harrastuskalapüügiõigus on Eestis äärmiselt liberaalne. Ta on vaba.
Omal ajal me üritasime siin nagu sellist klubilist ja seltsilist elu taastada ja et siis ühendada, et oleks harrastus kalameeste poolt organ, kes saaks olla partneriks riigiga nii vastavate seaduste kohaldamisel, kalapüügi korraldamisel ka ja et no näiteks jahimees ei saa püssi luba ja püssi niisama kätte, kui ta pole teinud vastavaid, ütleme, eksameid või õpinguid läbi. Nõukogude ajal ei saanud ka kalamees. Ta pidi teadma alamõõte, paiku, kõike reeglistikku. Seda enam ei ole. Seda kõike ei ole. Ometi peab ta neid järgima. No üks detail lihtsalt sellest. Aga kõik need katsed koondada kalamehi ei ole vilja kandnud, sest tõepoolest, kes tahab oma vabadust ja õigust naljalt käest ära anda. Liberaalset õigust, et kui tahad spinninguga püüda siis või mingite vahenditega maksad ainult õiguse eest nii-öelda mingi summa raha aastas või kuus või kuidas keegi, aga on igaühe õigus olla käib näiteks pükk, lihtkäsi õngega, sul pole mingit luba vaja. Muidugi sa pead igasugustest keeldudest kinni pidama. Seepärast on harrastus kalamehed suhteliselt organiseerimatu ja distsiplineerimatu punt. Tahate, et nad tuleks siia kahala jälle see või kumab kuidagi nii, et võiks olla ikkagi mingi seda järve haldav üksus, et need on ilusad ideed, tõepoolest, et kalapüügipilet ja tuled ja sul on kala ja püüjad ja need ei ole realiseerunud praktiliselt kusagil. Selline osaline järvede haldamine on teatud määral õnnestunud seal, kus taga on erahuvi. Kus keegi ikka teenib selle pealt, kus on majutusvõimalused loodud, toome näiteks, ma ei tea, kuidas praegu on, aga Ermistu järve ääres on suur kämping ehitatud, saab paate laenutada, saab käia, püüda ja on firma, kes seda nagu haldab ja selle pealt ka mingit kasumit loodetavasti teenib. On mingeid muid selliseid asju Eestis, näiteks Oiu jõel on mingi paat, koht, kus ka saad paate võtta, restoran on, saad majutuse. Võrtsu ääres on veel näiteks öökulli, ma ei teagi, mis ta nime all ta on, külalismaja. Abiks Priia rahad, millega asi rajati, nii edasi, kanal, kõik, giditeenus, aga see on kõik jõukale kalamehele, kalastusturistile kuidagi. Enamus kalamehi sellised pole. Miks üldse inimene kalale läheb? On motiiv midagi saada. Nii nagu kala või loom või lind ei tee midagi eriti otstarbetult. Ei lenda niisama õhus. Ei uju lõbu pärast. Ta läheb kudele või toitumisaladele või tal on mingid huvid või läheb otsib paremaid olemistingimusi, nii ka inimene. Tahab saaki saada. Kalamees tahab ka saaki saada. Nüüd huvikalastaja pool võib see asi küll teiseneda, sest tegelikult osa huvikalastajaid vähemalt läheb hoopis emotsiooni saama. Ta ei lähe kala püüdma, ta läheb püüdma emotsiooni. Aga kui sa käid 5 korda järjest kalal ja kala ei tule, siis seda emotsiooni ka ei tule enam. Või siis tuleb küll emotsioon, aga teistsugune. Et ei lähe enam. Et ütled siis selles, et ma olen nii loll, mis ütled, et siin kala ei ole. Ja kahala trump oleks ilmselt linask. Muule siin midagi üles ehitada ei anna. Ummuksile jäämiste vastu oleme me sisuliselt võimetud.
see on paratamatus, et vahepeal asi kaob ja nii edasi. Ma ei tea, vaata linask on jube maitsev kala ühel juhul, kui tal ei ole muda maitset. Kahala linaskit, ma ei ole püüdnud kahalast linaskit ja ei ole söönud. Olen mujalt korduvalt püüdnud. Korra tassisin seljas igavese koorma linaskeid Endla järvelt koju. Suitsutasin ära, õhtuks olid külalised. Mina uhkena serveerin linaskit ja keegi õieti ei söö. Nad külalised hakkasid juba ära minema, mis maitsesin ise. No nii vägev muda maitse küljes, et ma üldse ei imestanud, et ei sööda. Järgmisel hommikul see sama linaskud oli seisnud. Hoopis õrnem oli see muda maitse. Ma jagasin neid linaskeid laiali, kõik sõid, matsutasid suud ja olid tänulikud. Need asjad muutuvad. Seda maitset põhjustab selline aine nagu geosmiin, mis on väga tugev, see on nii maitset kui lõhna. Geosmiin on see ja see lõhn on see sama, mida me tunneme, kui põllul on sadanud vihma pärast niiskust, mis on vahel mõnedel seentel, mingitel juur- ja puuvilladel, kaalikatel on geosmiini lõhna tehti veel. Ja seal ka meid väga ei häiri, aga näiteks veini puhul ka vahel juhtub, et piinamarjadel on küljes seda ja veidid see geosmiin ligi ja siis ja sellest ei saa lahti nii, et mul on pudel geosmiini maitselist veini, et laiendan 10 liitri muu veiniga ära. Vastupidi, see ilm on 10 liitril see juures. Ta on nii tugev, nii intensiivne. Kui orienteerida linaski püügile Kahala ja sellena teda hakata reklaamima, kuulutada välja näiteks linaski püügi võistlused, talvised või suvised kuidagi, siis kuidagi peaks selle värgi juures ka saama selle linaski kuidagi selle geosmiini vabaks. Teada mõte on, et umbes 2 nädalat allika vees, puhtas vees ja siis annad ära. Just tuleb see allikas rajada või bassein, kus neid hoida hiljem. Ei saa nii asjast asja, muidugi tõenäoliselt. Kogred, vaat meil ei ole kogred populaarsed Eestis kuidagi. Erinevalt suurest osast muust maailmast, et Aasias süüakse neid hirmus hea meelega nii hõbekokre kui kokre. Süüakse ka Ukrainas või mujal kogrest. Poolas samamoodi hapukoores hautatud kogred on selline üsna kuulus roog või Ukrainas on borš kokredega ja aga meil ei ole ta. Võib-olla kuidagi saab seda populaarsust Kahala järvele kui kokresid hoopiski reklaamida ja et inimesed neid sööma hakkaksid. Aga nendes harjumustes ei toimu kiireid muutusi kunagi. Muutusi toimub. Napilt 100 aastat me peame alles Angerest lugu. Enne Angeres oli rüve. Ussilaadne ja nagu jutuks oli mürgine ka pealegi veel, eks ole. Nii lima kui veri ja välgid ja teda ei söödud. Alles siis, kui sakslased hakkasid, või mitte ainult sakslased, eurooplased hakkasid ostma väga suurtes kogustes kokku Eestist Angeret supplaevadega, maksid selle eest hästi, siis hakkasid kohalikud ka mekkima ja proovima, et mis nad sellest nii teavad ja õieti läks Angeras sellisesse suur moodi alles eelmise sajandi keskel. Nõuka ajal, siis oli ta moes, siis teda suitsutati ja tehti. Jutuks oli siin, Janno mulle kirjutas, et on linaskid ka suitsetanud ja väga hea, aga suitsetamine, sellele kala suitsetamine on ka üsna uus asi Eestis.
siin Põhjaranniku Viinistus ja mujal on kirja pandud, ma nüüd tuginen Aliis Mura raamatule Eesti talurahva vanem toit. Alles 1923-1924 tulid suitsuahjud sellised tavakasutus. Ja teati varem küll, Viidemanni sõnaraamatus on juba suitsurääbuskad, Peipsi ääres rääbis mingil moel suitsutati ja tehti, aga söödi küll. Suitsuheeringad söödi, see toodi välismaalt sisse, laias laastus kõik. Siin hakati suhteliselt hiljuti suitsutamisega massiliselt kaubanduslikult tegelema. Miks? Jälle omaette asjad kõik. Saunas ei saanud suitsetada kala. Liha suitsutati ju tihti saunas ja tuha. Kala suitsutamise hais ei lähe saunast välja. Lihtsad asjad kuidagi või ka muud põhjused. Nii, aga kuidas mul vaadanud üldse kella? Mõni minut veel on, jah. Ma ei tea. Oleks mul siis midagi tarka rääkida, eks ole. Ma võin linaskist ju ka rääkida lõputult, kui hea on linaski nahk. Linaski lima, eks ole, kuidagi. Paljud sööjad just peavadki parimaks praetud linaski puhul seda. Tema lima ei võeta, nad ei kaabigi ja maha koos limaga praetud nahka. On üsna tugev, aga maitseb jälle. Kui ei ole muda maitset. Mõnes järves, mõnes paigas ei ole. Tarbija Tehisjärvest näiteks olen püüdnud linaski. Ei ole, maitsvad on, läbivool on hoopis, olen mõnest jões saanud. Selle suvel püüdsin Kavadi järvest, kaarid päris head. No nii ta on. Ermistust olen püüdnud linaskit, Sinijärvest muidugi ja neid paiku on üks jagu. Ja ma loen luuletuse lõpetuseks, kuidas ma muidu, eks ole. Ma olen nüüd ju luuletaja ka. Koroona ajal panin kokku Eesti kodanikuantoloogia. Iseennast panin sisse muidugi. Ja kui mina siin juba olen, miks ma siis teisi peaks lugema? Edev ja egoistlik. Ja lähevad päevad. Saab naera võinuta ja aastadki lähevad ja kala ei võta. Ja upuvad laevad ja koguvad taevad. Ja kala ei võta ja mina ei jäta. Kalamehe värk, hingeline värk. Ma näen, et siin on juba suur supitõrmus valmis pandud ja oli kas lubadus või ähvardus kohalikku suppi pakkuda meile. Ja kui ma seda antoloogiat koostama hakkasin millalgi, siis ma avastasin, et kaladest ja kalapüügist ja rannarahvast on kirjutanud paljud Eesti luuletajad. Siin on kusagil üle 260 autori selles raamatus. Aga väga vähe on kirjutatud kalade söömisest ja kulinaarsest poolest. Ja siis ma proovisin seda viga täita või parandada ja just emakeele aastal ja emakeele päevaks kirjutasin luuletuse pealkirjaga Kalaroa luule. Mõni kalaroog mu suule on kui lumipuhas luule. Mõni jälle pigem proosa, olgugi et lõheroosa. Äsja tehtud soola siiast, soola ei või olla liiast. Nagu idamaisest haikust tunnen hõrku järel maiku. Aga kaladest kotletti
sihukest, mis sulab keelel, täites endaga kõike meeleg. Söön kui Underi sonetti. Hästi tehtud kalapraadi, näiteks Mannerheimi koha. Söön kui sihukest ballaadi, milles kogu Peipsi kohab. Lõõmalõhe üsna kaua küpseb lõkkeleegis ja valminud on lepalaual tõeline eleegia. Mõned imelised supid, tuur ja lõhe Kiisa leeves, abiks õiged keedunipid, väärt on vägevaid poeeme, vimmad, säinad, sutid, silgud, neistki tahaks rääkida, aga sülge juba tilgub. Lähen ära kööki ja panen panni tulele, selle peale veidi võin, vastu panna ma ei või päris kalaluulele. Aitüma ja ilmselt nüüd saame mõtleda mingit. Ja mul on Vladislafile ka küsimus, et Vladislav, sina kui kaladest gastronoomiliste lavastuste meisterdaja, et mis vahe on uhaal ja kalasupil? Millel? Uhaal. No see on terve teooria. Ma ei tea, palju meil aega on. Mul võiks kuluda erinevate uhaade kirjeldamisele ja võtete tegemisele. Mis teeb kalasupist või teeb uhaast uhaa ja mis on siis tavaline kalasupil? Ma tean, kuhu sa töörid, eks ole, selle küsimusega, sest üks levinud vastuseid on see, et kui enne sööma hakkamist võetakse pits viina, siis on uhaa ja muidu on kalasupp, eks ole. See on selline hea levinud, aga uhaa on väga kiidetud roog ja osa teooriaid ütleb, et see peab olema keedetud just sellest kalast ja selle veekogu kaldal, kust see on püütud ja vesi peab olema võetud sealt samast ja ei tohi seal olla kartuleid ega midagi, et sibur või loorberg, mis nii piparsool ja muud miskid. Ja lõpus peab olema lisatud eluskiisk. See on selline ja veel tuleb kasetukk õlgu kustutada sinna sisse. No see on üks neid teoreid. Ma olen söönud nii sellist luid täis kalaputru uhaade peal kui ka täieliku lurri. Aga maitsvaks teeb selle legend, tühikõrd ja muud asjad. Selle kalamee uhaa tegelikult maitsvaks. Kulinaarselt on ikka hea koka poolt käidetud supp ikka midagi muud, midagi päris. Suur tänu, on kellegi Vladislavile küsimusi? Ma küsiks ka ühe kulinaarse küsimuse mudamaitse kohta. Ma tean seda, et tegelikult kui sa lina kinni paneksid, kas siis ka tuleksid nii palju, tegelikult põhiline ja meel, mis inimene seda mudamaitset tuvastab, on lõhnameel. On küll nii, on küll, ega maitsemeel ja lõhnameel on omavahel seotud teadupärast, eks ole. Aga lõhnameel on sellel puhul dominantsem muidugi. Et inimene, kellel on kõva nohu, võib süüa seda linaskit küll ja küll. Väike lisaküsimus veel, et ma tean, et sul on neid võtteid, et mitte ei pane nädalasse kaheks puhtasse vette, millegiga annab ära petta selle. Jaa, ma olen proovinud nii piimases leotamist üsna pikka kui ka äädika veeses. Mõlemad tõmbavad vähemaks, aga ära ei võta seda lõplikult miski. Sidruniga ja no ega see on ka võimalik hapet, eks ole. No äädikas sidrun, toime on sama, väike nüanss on erinev, eks ole. Just, et väikse hetke pärast on meil siis suurepärane võimalus maitsta siis Kahala järvest püütud kaladest tehtud suppi, mille on valmistanud meile siis Iivi Rool Järveniidu talust. Aga suur tänu Vladislavile. Ja nii, et nüüd mõne hetke pärast palume siis teid lauda.